Tere, kallis Pille-Piletas lehe jälgija. Minu nimi on Pille Trolle ja ma olen Pilatuse õpetaja ja ma väga tänan sind, et sa hetkeks peatusid ja seda videot vaatama jäid. Täna ma tahan sinuga jagada, miks me peaksime üldse liikuma. Miks see liikumine on meie kehale üldse tähtis? Miks see on oluline? Kas sa oled selle peale mõelnud? Miks me peaksime võimlema? Miks me peaksime tegema sirutusi, painutusi, puusaringe, võib-olla hüppama natuke? Et miks need on olulised? Miks need päriselt on olulised? Ja et räägitakse, et tahan kehakaalu kaotada ja sellepärast peaksin liikuma. Või siis see annab mulle hea enesetunde, mis on ka väga õiged tähelepanekud. Aga täna tahan ma sinuga jagada hoopis füsioloogilisest seisukohast. Kuna meie keha on niimoodi loodud, siis meil on vaja liikuda ja hakkame siis kohe pihta. Esimene asi, mida me sündides teeme, on hingamine. Ja mis on hingamise puhul tähtis? See hingamine ei anna meile lihtsalt hapnikku ja ei rikasta verd hapnikuga, vaid see protsess iseenesest loob meie kehas sellised head ühendused. Ehk ma annan sulle väiksed nipid siia. Kui me hingame, siis meie roidekorv avaneb kõrvale ja taha ka ja hingad välja ja roidekorv läheb kokku. Ehk siis roiate vahelised lihased avavad roidekorvi ja tagasi. Ja sellega seoses, kui see roidekorv avaneb, siis diafragma, mis poolitab meie kõhuõnd, liigub alla, ta juba masseerib siseorganeid ja tagasi tulles välja hingates, siis ta surub kopsust õhu välja. Loomulikult on teised lihased ka sinna kaasatud, aga hingamislihas on siis primaarselt diafragma. Niisiis meie roidekorv peab olema võimalikult liikuv, sellepärast, et me saaksime ilusti oma keha toimima panna. Kui sa mõtled juba kõndimise peale, siis me kõnnime niimoodi, et üks õlg läheb natukene, ehk siis meil tekib selline veidi spiraalne liigutus, ehk meie puus läheb ette, natuke õlg taha, ehk siis hakkab niimoodi käima. Ja kui meil nüüd see roidekorv on väga jäik, me ei hinga ka nii, et roidekorvi vahelised need lihased, roiete vahelised lihased saaksid seda elastsust hoida endas, siis meil muutub kogu see ülaselg jäigaks. Me ei kasuta teda ja siis võib-olla õlad tõusevad üles ja kui me nüüd mõtleme, et lülisammas koosneb lülidest ehk siis liigestest ja liigesed on loodud liikuma ja lihased on loodud liigeseid ja luid siis liigutama, eks, siis meil on vaja ikkagi kogu lülisamba ulatus hoida võimalikult liikuvana, et ei tekiks probleeme. Kui ma nüüd enne mainisin ära, et see selg läheb selliseks pingesse, läheb ühte asendisse, sa kaardud võib-olla ettepoole, mis juhtub siin kaelas, miks me peaksime tegema kaelaringe ja igasuguseid sirutusi ja venitusi ja igat moodi seda lülisammast ja kogu keha liigutama, siis mõtle, see üsna peenike kael, eks. Mida see kõik peab sisaldama? Arter, veenid, söögitoru, hingetoru, lülisammas, närvid, et kõik, mis siin on ja muidugi lihased ka, eks ju, ja kujuta nüüd ette, eks, kui see kael vajub ette, sinu rüht vajub ette, lihased, ülaselja lihased on nõrgad, rinnalihased tõmbuvad pingesse, sa oled sellises asendis, kael ulatub siia, siis kuidas peaks see söök, jook minema ilusti söögiturust otse makku, kui ta peab minema jõnksuga või siis hingates ka samamoodi, miks võivad tekkida hingamisraskused, et kui meil see hingamisel sisse hingates tuleb suruda seda õhku kuidagi kopsu. Eks, ehk siis me peame hoidma liikuvad kogu oma keha ja muidugi, kui sul on näiteks hambaarsti juurde vaja minna ja sinu kael on pinges ja võib-olla vales asendis siin, siis see verevarustus ei ole ka nii hea, eks. Ja siis paranevad ka sellised igasugused hambahaigused palju kehvemini või siis kui sul on juureravi või midagi teoks, siis
hoolitse oma keha eest nii, et kõik toimiks hästi. Lisaks ma tahan siia tuua kindlasti selle, et kui sa pidevalt oled hommikust õhtuni sellises ettepoole suunatud asendis, siis kindlasti vali endale treeningud ja liikumisviisid näiteks enne või pärast tööpäeva sellised, mis teeks vastupidiseid suunamuutusi sinu kehas. Kujuta nüüd ette. Võtame ühe sellise stereotüübi, klassikaline näide, üks meesterahvas istub hommikul rooli, läheb tööle, ehk siis istub roolis, siis läheb tööle, istub arvuti taga, eks, selg on kogu aeg nii. Nüüd õhtul mõtleb, et aga ma teen trenni, ma lähen rattaga sõitma. Ahaa, aga mis asend on rattasõidul? Üldiselt ka selline, eks. Ja siis on veel kube kinni, ehk siis vaagend üldse ei liiguta, ei tee siit selliseid vaagnaringe, eks, ette, taha, küljele lahti, et kogu see lülisamba osa oleks liikuv ja siis võivad tekkida eesnäärme probleemid ja muidugi alaselja probleemid, sest nagu ma ütlesin, lülisammas on vaja liikuvana hoida, kuna ta koosneb liigestest. Ja nii edasi. Miks me peaksime hüppeliigesed, tallaalused ilusti masseerima, pingutama neid tallaaluse lihaseid korralikult, sest enamus informatsiooni, kui me kõnnime, tuleb talla alt. Aga meile ju meeldivad need mõnusad sossud jalanõud, eks ju, mis on ülimugavad, aga sealt me ei saa väga head informatsiooni. Ja mida kehvemas olukorras on meie selle info tulek sealt talla alt, seda kehvem meie tasakaal ja samamoodi, kui meil seal tallaaluse lihased ei ole aktiivsed, siis samamoodi see tasakaal läheb kehvemaks. Ja igasuguseid asju, mis tulevad, kui me ei ole kehaliselt heas vormis. Nii et mõtle selle peale, et me ei liigu ainult selleks, et näha head välja. See on boonus, kui sa liigud, teed lihastreeningut, sest kas tead, et alates 35. eluaastast hakkavad lihased juba kaotama oma toonust ja nende hea toonuse hoidmiseks tuleb teha lihastreeningut. Ja ma julgustan sind tegema teadlikku lihastreeningut just nii, et sa endale liiga ei tee ja Pilates on selleks väga-väga hea vahend. Saa endale üks hea või siis otsi endale üks hea Pilatese õpetaja, keda sa usaldad, kellel on kogemused, kes on võib-olla sarnased asjad läbi elanud, võib-olla mida sina oled kogenud ja küsi tema käest nõu, võta eratunde, võta individuaaltunde, mine rühma, küsi julgelt nõu, mida sul vaja teada on ja ma usun, et on väga paljud treenerid, kes sulle jagavad seda infot väga hea meelega. Niisiis, mõtle, mida sa saaksid täna oma keha jaoks teha, sest meie hing elab meie kehas, mis on hingekodu. Ja meil tuleb ju igasuguseid mõtteid pähe, mida me kõik tahaksime teha. Ma mäletan siis, kui ma olin oma seljaga kimpus, siis ma vaatasin ka ümberringi ja mõtlesin, inimesed jooksevad, ma tahaks minna sinna, teha seda, aga mu selg väga valutas ja ma ei saanud seda teha. Selge oli see, et minu keha seadis mulle piirangud, mis tegelikult oli enne minu enda tekitatud, eks. Okei, natukene aitas keegi teine ka kaasa, aga ikkagi peaasjalikult ma tahan sulle ära tuua selle. Nagu me loome ise oma harjumused, igapäevased väikesed harjumused me loome ise endale. Ja siis harjumused kujundavad meie elu, ehk siis meie elustiil, eluviis kujuneb nendest harjumustest. Mõtle oma päeva peale, missugustest harjumustest su päev koosneb. Ja täpselt samamoodi on ka meie kehaga. Nii nagu meie suhtume oma hingekodusse, oma kehasse, kui me tema eest hästi hoolitseme, nagu auto eest, ja isegi tavaliselt auto eest me hoolitseme paremini reeglina, eks. Kui me hoolitseme keha eest hästi, siis tema kannab meid kõrge vanuseni ka hästi. Ja seetõttu mõtle natuke. Ja mõtlemisest ainult ei piisa. Tegutse ka. Tee lihastreeningut, anna oma südamele koormust ja vahepeal hüppa ka.
ja jookse, sest et luud vajavad natukene põrutust. Aga ma lõpetan siinkohal sinu kinnihoidmise ja sa saad kohe minna midagi iseenda heaks teha. Ja kui sa hoolitsed oma keha eest, siis hing toimib ka selles väga hästi, nii et need on hästi ühendatud, et hing toetab keha, keha hinge ja siis toimubki hea tasakaal. Ilusat päeva sulle ja kui ma saan sulle kuidagi kasulik olla, siis võta julgesti ühendust ja liigu, eks.